üks asi on selline, et meil on ju ühiskondlikud tõekspidamised. Ja ühiskondlikud tõekspidamised võivad olla risti vastu meie sisetundele midagi teha. No näiteks sina tahaksid võib-olla hakata inimestega tegelema, aga sinu vanemad, sinu õpetajad hakkavad siis ütlema, et kuule, et see töö ei toida sind, sa ära tee seda. Aga ongi vaja, et sa märkaksid seda enda sees, seda tõmmet. Ja et sa läheksid selle tõmbe suunas. Sellepärast ongi vaja neid teejuhte nõnda nimetatud, kes ta ei tee sinu eest mitte midagi ära, aga ta viitab sulle, et kuule, vaata, näe, sinu tee on see. Mine nüüd ise mööda seda teed. Ja vaata kõik, mis sul seal tee peal vastu tuleb, on sinu selle elu ülesanne. Et kas suhted, kui me oleme kellegagi loonud, peaksid jääma raudselt püsima. Ja mis alustel ja mis põhimõtetel need rajatud on? Suhted peavad olema rajatud aususele. Aususele ja tõele. Kui suhted ei ole rajatud aususele ja tõele, siis nad käivad mööda kive ja kände ja siis minnakse lahku, aga kui nad on rajatud aususele teineteise vastu, usaldusele teineteise vastu. Ja kui inimene peab tähele panema seda, kui on sisemine armastuse side kellegagi, siis see tähendab kokkulepet selle inimesega. Ja mõnikord on see armastuse side nii tugev ja õppetund on jälle teisest küljest nii tugev, et näiteks meie sees võivad olla väga tugevad alaväärsuse kompleksid ja meie partner ju käivitab neid alaväärsuse komplekse ja me tahame selle partneri juurest minema ja lasta, jalga lasta. Sest meile tundub, et partner on põhjus. Ei ole, partner on katalüsaator. Aga siis lepime ise kokku, et meil on armastuse side ja me ei saa ära põgeneda oma elu väljakutse eest. Ja see suhe on täpselt nii kaua, kui seda suhet on meile vaja. Kas mingid välised rituaalid või traditsioonid toetavad ka seda, võiksid seda toetada ja oleksid tähtsad selle armastussuhte rajamisel ja nagu kinnitamisel või? Vaata, mõnikord on niimoodi, et nagu ma rääkisin selles, et armastuse tunne, et ka sellega ei saa kedagi köita ega ahistada. Mõni naine arvab niimoodi, et kui ta on nüüd ikka seaduslikult abielus ja ta seda meest armastab, siis ta võib selle mehega teha, mis talle pähe tuleb. Ei või. See rituaal, see pulmarituaal või mingisugune muu rituaal seal juures annab lihtsalt nagu, et see rituaal on tehtud ja nüüd mul on suurem õigus vaat sinu üle. Ei anna õigust. Et kui me lepime selle abiellume ja kirjutame allkirjad ja vahetame sõrmused ja vaat nii, nüüd mina võin sinuga teha, mida mina iganes tahan. See ei anna õigust. Aga need, kes väga tahavad õigusi teiste üle, otsivad kõige rohkem neid rituaale, et nende rituaalide kaudu oma õigust kinnitada, et mul on õigus sinu üle. Vaat ei ole. Tee, mis sina tahad, mingisugust õigust ei ole sul teise hinge üle. Teine hing ei ole sinu oma. Sa võid temaga kokku mängida, sa võid temaga koos elada, sa võid temaga... tänu temale sa saad teada, kes sa tegelikult oled. Sest partnerid on ju meile vaja selleks, et teada saada, mida ma tunnete osas sisaldan. Et õppida ise endale otsa vaatama. Ja kuidas te näete nagu Eesti kui rahvuse või Eesti rahva rolli või sellist selle nagu uue ajastul või uue ajastusse minekul, et Eesti rahva roll on õpetaja roll, sest siin on väga palju, siin on peaaegu iga 5 või 6 on juba see, kes tegeleb teistega. Siin on väga palju neid. Siin on põhiliselt vanad hinged, kellel on väga palju kogemusi. Eesti rahva roll on selline, et õpetada teisi rahvaid. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime või võiksime selle tõttu oma nina püsti ajada. Ei või.
et ta sümboliseerib nagu eluteed. Et see on teekond isegi iseenda juurde. Et alati on meil mingisugune eesmärk ja selle poole püüeldakse. Siis labürint on selline kindel koht, et sa kunagi ei eksi seal teel, et seal ei ole nagu keerdkäigustik, et sa kuhugi võid kinni jääda. Ja muudkui lähed, et alati sa lähed oma eesmärgi poole, aga see alati ei pruugi nii lihtsalt realiseeruda. Et sa oled juba peaaegu kohal, vaatad, et ma olen juba seal keskel. Siis pean jälle ära keerama, et jälle miski asi tuletab meelde, et me ikka elame ja meil on vaja seal mingi asi veel korda ajada, enne kui asi kombe saab. Ja väga paljud kasutavadki teda nagu elutee meelde tuletamisega rännule. Tegemist on siis EMF tasakaalustusketehnikaga ja me kõik omame siin maailma energiaruumis liikudes energia välja. Me omame oma sisemist ruumi ja välimist ruumi. Ja universaalne kalibreerimise võre on siis selline, mida saab igaüks tunda, ilma et on energiatööga kokku eelnevalt puutunud, sellise lihtsa harjutusega, et kui seista vastakuti silmad kinni ja teine inimene hakkab lähenema, siis ühel hetkel sa siis tunned, et oi, et astus sinu sisemisse ruumi. Ja avad silmad ja üllatud, et oi, et ta ei olegi sul nina ees, vaid ta on 1,5 meetrit kaugemal. Et see annab tunda niimoodi füüsiliselt võre olemasolust ja küsida, et mille kaudu me oleme maailmas siis ühendatud, et see ühisväli või üldine internet, siis universaalne kalibreerimise võre ongi see, mis on siis ühenduslüliks meie kõigi vahel ja ühendamaks siis erinevaid maailmu, nii energeetilisi kui ka sisemisi. Tõdemus on see, et tavalisel inimesel on see võre ja kesktelg on täiesti sassis, et puudub tasakaal, puudub ühendus maa vahel kui ka ühendus keskpäikesega. Ütleme otseselt, et kroončakral on justkui must barett on peas, et inimene ei suuda võtta vastu sellist selget juhendust, tema intuitsiooni kanalit ei suuda avada ja tihti puudub ka selline maaühendus, et ta hõljub teadmata, kuhu ta läheb ja mida ta teeb. Et kui inimene hakkab vaimsete teemadega tegeleda, siis esimesena asi ongi, et tõmmatakse energia ülesse ja puudu maaühendus, selge arusaam ka sa iseendast või miks sa midagi teed. Et üldiselt tavainimesel on avatud vaid teine tšakra ja 3. tšakra toimetatakse nende piires ja kui inimene hakkab siis vaimselt arenema, hakkavad aktiveerima teised tšakrad, et südametšakra ja edasi kurgu ja 3. silma ja tekib ka selge ühendus, kui see võre on korrastatud. Et mida me siis teeme? Et siin on siis keskteile energia, et see energiatöö korrastab energiakanaleid ja samas ka neid energialaenguid, mis siis otseselt inimesest kiirguvad tema võresse ja läbi selle siis universaalsesse siis ühisvälja. Et kõik sinu soovid, igatsused, tahtmised, et kuidas nad ikkagi liiguvad sinust sinna ühisvälja muutma. Ja see korrastus annab siis inimesel selle maandatuse maaenergiaga, et kui see jalatalla tšakra on puhastatud ja alumise keskusega ühendus loodud ja samas ka selle vaimse ühenduse, ühenduse siis keskpäikesega. Ja nii me kõik siis kõnnime oma energiamullides ringi ja kui see võre on selline, mis kannab suuremat laengut, siis sellega kaasneb see, et inimene tunneb ennast rohkem tasakaalus, rohkem rõõmsam, õnnelikum. Temas on selline selge teadmine, kes ta on, mis ta siin teeb, mida ta tahab. Ja samas ta tajub maailma hästi avatult ja
ja suudab ka oma panuse anda sinna maailma nii, et ta on rahul sellega, et kus ta on ja mis ta siis just hetkel teeb. Et ütleme, et kõik see inimese energeetika on seotud inimese teadvusega, et see on sõltub ka sellest, et mida inimene mõtleb, tunneb ja millise elu ta just hetkel on endale loonud. Et hea on see, et alati on võimalik kõike nagu muuta, parandada ja korrastada. Ja EMF-i tehnika on selleks suurepärane tööriist, et aidata inimest siis paremini funktsioneerida. Nii palju on inimesi, kellel on tõmme selliste vaimsete asjade poole ja samas, kes vajavad natukene julgustamist ja sellist meeldetuletust, et kes nad tegelikult on. Ja sealt see mõte tekkis, et peaks olema selline koht, kus inimesed saavad tulla kokku, saavad kogeda erinevaid teraapiaid, kuulata erinevaid loenguid, käia töötubades vaatamas, et ühesõnaga pakkuda kõike seda võimaluste spektrit, mis siin maailmas üldse olemas on. Selleks, et inimesed saaksid teada ja aru, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi, mis neile sobib, mis neile ei sobi. Sest kõik ei sobi kõigile. Et tore on, kui inimene teab juba seda, aga on väga palju neid, kes veel otsivad ennast. Ja võt see sisemise tarkuse päevad ongi just mõeldud neile, kes otsivad, kes veel ei tea, et saada iseendast teadlikumaks ja siis läbi selle avardada enda maailma. Jah, ma tegelen praegusel hetkel, kristalliteraapiaga. Ise õpetan kristalliteraapiat nendele, kes soovivad seda ise õppida, tervendama ennast ja teisi. Ja siis ka teen teraapiat, ehk siis kristalliteraapiat. Ja mina sattusin kristallide kivide maailma tegelikult juba lapsepõlvest. Et ma olen suhelnud ja rääkinud kividega tegelikult nii varasest lapsepõlvest, nagu ma mäletan. Siis küll kristalle polnud saada meil ja ma polnud nendega tuttav, aga nende maakividega ma rääkisin lapsest saadik, et mul oli isaga, käisime iga kord, kui me mere ääres käisime, siis tõime kumbki siis oma jõule vastavalt, et isa sellised suured kivid, mina pisikesed kivid, ma kogusin neid ja nad olid nagu minu sõbrad, et igasuguseid asju sai nendega arutatud. Kristallid on jah, nagu kividki elusolendid, kristallidel on ainult oma selline teadvus, nemad on tulnud siia inimkonda aitama. Sest ta on nagu inimestena, me oleme samamoodi kristallilised olendid. Me koosneme kristallilistest elementidest. Vesi, sool ja mineraalid. Need on põhilised ja põhilised ained füüsilisel tasandil, millest me siis koosneme. Ja samamoodi nagu kristallid endale võtavad sisse hästi palju informatsiooni, on võimeline ka inimene võtma endale sisse hästi palju informatsiooni ja meid ka paraku mõjutab igasugune informatsioon. Meie mõtted, meie tunded, välised igasugune informatsioon, meedia näiteks, ta mõjutab tegelikult meie keha. Samamoodi nagu ta meie igasuguseid meeli mõjutab.